tere! Esimene käsk, mis on mainitud 4. Toora raamatus Bamidbar kõrbes, on võtta arvele kogu Iisraeli laste koguduse pead. Jumal käsib Moosesel loendada juute. Selle tõttu nimetab Talmud 4. Toora raamatut Pekudim, heebrea keeles arvud. Arv või kogus kunagi ei viita üksikute asjade sisule, mida loendatakse. Kuna koguses on kõik osad võrdsed, vaatamata sellele, kas üks on suur ja teine väike või kas nad erinevad oma kvaliteedi poolelt. Kogus ei viita ka asja tähtsusele. Kui loendamine ei ole kuidagi seotud loendavate asjade olemusega, siis kuidas on võimalik, et tegemist on esimese ja põhilise käsuga, mille järgi on nimetatud terve Toora raamat, kui Toora peamiselt tegeleb asjade sisuga. Juudi seadus ütleb, et asja, mida on võimalik loendada, ei ole võimalik annulleerida. Seda näeme näiteks kasruti seadustes. Kui suppi satub kärbes, siis senikaua, kui kärbes on terve, ei tohi seda suppi süüa, enne kui kärbes on sealt eemaldatud. Põhjuseks on see, et kärbseid on võimalik loendada. Kui tegemist oleks vedelikuga, näiteks piimaga, mis sattus lihasuppi, siis kui lihasupi kogus on 60 korda suurem kui sinna sattunud piima kogus, siis piim annulleerub, justkui see pole kunagi suppi sattunud. Kuid kuna kärbest on võimalik loendada, siis see ei annulleeri mis iganes koguses. Võib öelda, et kogus omab tähtsust ainult siis, kui kogusesse kuuluvad tähtsad asjad ja nende individuaalne tähtsus on peegeldatud koguse tähtsuses. See on ka põhjus, miks 4. Toora raamat on nimetatud Humash HaPekudim, arvude raamat, kuna loendama pidi juute, kellest igaüks on tähtis. Kuid kui kogus ei ole seotud sinna kuuluvate üksikute asjade olemusega ja nende kvaliteediga, siis kuidas on võimalik, et kogus tervikuna peegeleb sinna kuuluvate asjade sisu ja tähtsust? See võib osutuda probleemiks siis, kui asjade tähtsus, nende kvaliteet ja kogus on kaks eraldiseisvat asja ning üks ei saa väljenduda teises. Kuid juutide puhul, kes isegi materiaalsetes asjades tekitavad seose koguse ja kvaliteedi vahel, saab kogus peegeldada sinna kuuluvate asjade kvaliteeti. Kus me seda näeme? Näeme, et teatud juhtudel võib koguse suurendamine suurendada ka kvaliteeti. Juudi seadus ütleb, et kui on olemas 10 juudi meest, minjan, siis ei ole vahet, milline on sinna kuuluvate üksikute meeste vaimne tase, milline on nende kvaliteet. Nende sees on olemas šhina, jumalik olemasolek, ning siis tohib öelda palvust kadish või lugeda Toora rulli, mida tohib teha ainult minjanis. Samasugust asja näeme Toora saamise puhul Sinai mäel, kus kohal pidi olema 600 000 juuti. Kui oleks puudu isegi üks juut, siis poleks Jumal Toorat juudi rahvale andnud, kuna kogus 600 000 poleks olnud täiuslik. Tänapäeval me elame ajas, kus kogust peetakse tähtsamaks kui kvaliteeti. Seega peab pingutama sel nimel, et tuua rohkem juute kokku, vaatamata nende kvaliteedile ehk vaimsele tasemele, ning kui suureneb kogus, suureneb ka kvaliteet. Alguses ei ole vahet, millise kvaliteediga tegemist on. Niipea, kui kokku tuleb piisav arv juute, hakkab kasvama ka kvaliteet ja nii saab ellu viia Jumala soovi, et sellest maailmast saaks tema kodu. Kuid inimene peab meeles pidama, et valmistades ette Toora saamisele, ei tohi ennast unustada. Toora saamisel said kõik juudid terveks, lombakad hakkasid uuesti käima, pimedad uuesti nägema. Seega peab inimene hoolitsema selle eest, et jõuda Toora saamisele tervena, ilma pudujäägiteta. Teise juudi puhul ei tohi tähele panna tema pudujääke. Kõike juute peab lähendama, mis puudutab aga iseennast, siis inimene peab täpselt teadma, mis tasemel ta parasjagu asub ja mis veel vajab parandamist. Kui tegemist on tõepoolest pudujäägiga, siis seda tuleb parandada oma nägemist, parandada oma kuulmist
ja parandama oma suhtumist teise suhtes. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!